olen Bridgeti kanjonis. See jääb Colorado jõge pidi veidikene Moabist välja sõita, sealt läheb ilus Cane Creeki tee ja see on tõesti fantastiline kanjon. Siit on üks 7-kilomeetrine rada üles ja see on ikkagi nii-öelda hardcore freaksidele ehk ikkagi tõsistele džiipidele, siin mingi tavaline džiip ei tee mitte midagi. No vot, ma nüüd lähen siis lähemale ühele tõusule, kuhu ma panin siis võrdluseks ka oma ratta. Siit siis sõidetakse alguses üles, võtame külje pealt, on ehk siis nagu parem näha. Ja loomulikult alla ka. Enne oli veel üks hullem tõus ja üks, kust ma üldse kujutate suured kivid lahtisid ja sõidetakse üles. Siin lõhnab õli järele ja näha on ka, et siin on must see pinnas. Kahju, et siin ei ole ühtegi džiipi praegu väljas, et saaks muidu actionit näha. Olen Bridgeti kanjonis jätkuvalt ja jääben ütlemast, et võt siin pidin küll ratta sellest maha tulema nagu väga-väga paljudes teistes kohtades. Siit sõidavad siis karmid džiibid üles, no ma ei kujuta ette küll. Sealt tulevad, kivide vahelt ei ole midagi laveerida. Ja nüüd siit vaat sellest õlisest kohast tulevad nad tegelikult üles. No see on nii libe, et siit ei anna ketsigagi üles tulla. Okei, nüüd on probleem, et kuidas ma siia ratta siit üles saan, ega muud ei ole, kui võtame hooga ja viskame ta siia üles. Nii, nüüd katsume pidur peale, et ratas ära ei libiseks. Katsume siit tõusta kuidagi. Tõstame veidi ettepoole. Ajame pidurid kinni. Taguratas veel üles poole. Nüüd viskame ennast ette. See peaks olema mingi, ma ei mäleta seda, igal mäel on oma nimi ka. White Knuckle või whatever. Sealt on veel Bridgeti kanjoni lõpuni veel jubaad minna. Vaatame alla poole ka. Siin on vintsi koht. Ega muidu üles ei saa. Selline Jeep Road. Tulge siia oma Cherokee'de ja Toyota Land Cruiseritega, palju õnne. Näidata veel Bridgeti kanjoni raskust siis. No see peaks vast olema loodetavasti üks viimaseid tõuse siit. Loomulikult ratta käe kõrval lükkamine. No siit annaks isegi Kaspar Austal üles sõita, vaat see pehme koht tahaks näost hoogu võtab ja kuidas ta siis vaat siin ei libastuks. Nii, vaata nüüd jalga oleks kindel. Ratas nokku üles, pidurid. Tõukame üles, et ei libiseks. Jesus, on järsk. Vähemasti kivi nakku hästi. Alla. Nii. Alumine ots oli üpris sõidetav, aga üleviline on küll ainult ratta käe kõrval lükkamine. Selle kohta ütleks, et neid aibu kui see lõbu üleval need ka sõita ei anna, et mis mõtlema seda ratast siis üldse üles olen vedanud. Nii, jälle see libiseb. Nii, fikseerime ratta piduriga. Nii, nii. Sealt alt tulin. Põhimõtteliselt kõik kõndimine. Bridgeti kanjoni tipust, kuhu ma sõitsin jalgrattaga puhast sõiduaega kusagil 1,5 tundi, 7,5 kilomeetrit laskusin alla, sõitsin veel 2,5 kilomeetrit mööda liivast teed ja jõudsin sinna tasandikule, mis paremale jäi. Nüüd matkasin siit üles mööda sellist punast liivakivi, nagu on siin üle selle tasandiku, mis siin ees laiub, ja matkasin kilomeetri, et nüüd siis jõuda siia Bridgeti kaare juurde. See on üks üksildasemaid kohti, siin käib väga vähe inimesi. Ma olen täna olnud väljas 2 tundi ja 43 minutit ja selle aja jooksul ei ole ma näinud absoluutselt mitte ühtegi inimest siin. Ei ühtegi jalgratturit, ei ühtegi maasturit, ei ühtegi matkajat, absoluutselt mitte kedagi. Et suurepärane koht, kus nautida elu ilma kärast eemalolekut ja tunnetada, kuidas aeg vaikselt liigub ja voolib selliseid asju. Nüüd laskun siis Bridget Canyonist alla. Nüüd on jäänud ainult lihtsamad lõigud
siin ülevalpool olid ikkagi päris hullud tõusud ja laskumised, et ma ei kujuta ette, kuidas sealt üldse ükski neljarattaline üles saab. No sellepärast siin ei olegi siis, ma olen 4,5 tundi siin raja peal olnud, edasi-tagasi rada ja ma ei ole ühtegi masinat näinud. See on ikkagi väga hull tee. See on praegu siin kiirtee. Katsusin ringi ka vahtida, et näidata, milline Bridgelt Canyon välja näeb. Praegu ei ole päikest. Päevapäev läks väga palavaks, väidetavalt täna pidi 27 kraadi olema. See on isegi hea, kerge nagu tuul on. Üldiselt on päris läbi võtnud. Tänane eriti ratta tõstmine üle nende kivihunnikute, tohutute kivihunnikute. Ja siis loomulikult ka, ega sa alla tulla ei saa. Alla pead ka ratast talutama. Ma olen ka päris läbi võtnud, aga see käibki selle ägeda mängu juurde. Nii, nüüd on S-kurv. Ahah, siit saab kergema vaevaga. Siit peab uurima ka, kuidas see targem sõitmine on. Väike lomp, siit on veel mõned maasturid läinud. Nüüd tuleb vähekene tõusu kolistada. Bridgeti Canyoni viimased 2,5 kilomeetrit on liivane teed. See on vesi minu veskile. Õigemini peab ütlema liiv minu rattale. No vaat siit pane või hullu alla. Aga ei saa, sest lukid on ees ja võid ratta sinna vastu panna. Ega siin Canyon Country ei taha hulluks minna. Need tumedad seal kanjoni seina peal, need laiguid nimetatakse desert varnish, mis iganes see tähendab. Aga tee peal oli mitmes kohas, nüüd on selline õõtsu tee peal oli ikkagi päris mitmes kohas kõvasti vinges, haises õli järele. No polegi ime. Aga mis kõige imelikum, et ühtegi autolaipa ei olnud siin. No võiks arvata, et kurat, viib vastu väga. Et mõnedki lähevad puruks ja kes need siit ära hakkab vedama. Aga ei jäeta siia ühtegi karkassi vedelema. Kõik tehakse loodus puhtaks, kuigi ma ei tea, mil viisil. Ole.